Tšau ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna on selline pikem Q&A video. Ma ei hakka isegi endale nagu illusiooni looma, et äkki täna saan kuidagi kokkuvõtlikumalt selle asja tehtud, sest tegu on väga minule südamelähedase teemaga. Minu elus praegu väga aktuaalne, sest et Marta on äsja saanud 8-kuuseks, minu armas tütar, ja kõik selline raseduse, sünnituse, imetamise, paarisuhte teema on mulle väga oluline praegu. Ja ma tunnen, et nendest teemadest peab rohkem rääkima, et keegi ei tunneks, et ta on kuidagi oma murega üksinda või et ainult tal on raske või et kõigil teistel nagu läheb nii hästi, aga näed, et mul on nagu nii keeruline kas siis oma partneriga või ma ei tea, lapsega, et tegelikult meil kõigil on üsna sarnased probleemid. Ja ma loodan, et see tänane video kuidagi pakub sulle lohutust, võib-olla mingil määral äratundmist, samastumist. Ja ma tean, et siin on inimesi, kes aastate jooksul ei ole kunagi kommenteerinud, ilmselt ei tee seda ka kunagi, aga vaikselt elavad kaasa ja ma näen teid ka. Ja ma loodan, et teil samamoodi on siis selliseid äratundmishetki ka. Ja kui ma muidu vlogides olen suht selline kodutu, siis täna mul oli natuke rohkem aega. Ma sain isegi sirgendada oma juukseid, ma sain meiki teha, nii et ära lase ennast selles mõttes nagu eksitada, et ma ei ole iga päev selline. Ma lihtsalt täna leidsin aega siis iseendale, sest Miku läks Martaga Elvasse mamma ja papa juurde, ehk siis Miku vanemate juurde, ja mina sain siis päeva iseendale. Ja mille muuga ma ikka tegelen kui enda lemmikhobiga ehk siis YouTube'iga. Kuna ma olen piisavalt selline old school inimene, siis ma kirjutasin kunagi sõbranna kingitud märkmik mulle. Ma kirjutasin siia kõik oma põhilised vastused ülesse. Siin on igasugu asju. Siin on mingisugused pakkimislistid, siis siin on meie kodugrupi märkmed ja siis seda ma ei näita, aga siin on kunagi minu poolt kirjutatud lehekülg, kus minu ja Miku suhe oli nagu väga algusjärgus või me ei olnud seda vestlust veel pidanud, et meist saab paar, ja ma olin väga segaduses, sest ta andis mingit signaale, samas nagu ei andnud ka, ja ma olin tõesti väga segaduses, et kas ma siis meeldin talle või ei, või mis siit saab, ja siis ma olin siia sellega kirjutanud ja see oli tõesti juba mingi 10 aastat tagasi tänaseks. Igal juhul, see märkmik on minuga palju kaasas reisinud, kõike näinud, ja nüüd siis ma võtan oma notes'id siit ka ette. Või notes'id on nagu väga viisakalt öeldud, sest et see on ainult üks osa, mis ma siia kirjutasin. Siis siin on veel mitu lehekülge. Nii et kui sul ei ole seda videot aega väga kuulata või nagu keskenduda, kuigi see ei vaja nagu väga keskendumist, sa võid ka lihtsalt panna klapid kõrva, tegeleda oma asjadega, ma ei tea, koristada, süüa teha, et see võib ka lihtsalt nagu taustaks käia. Aga kui sa oled siia kogemata sattunud, siis ma lihtsalt ütlen, et siin tuleb väga palju ausat juttu lapsevanemlusest, emaks olemisest, paarisuhtest. Nii et ma loodan, et sul on põnev ja hakkame siis aga otsast pihta. Teemad on suht läbisegi, ma sellist kategoriseerimist ei ole kunagi teinud, nii et kes on juba pikemalt jälginud, see teab, et vastan küsimustele nii, nagu nad ette tulevad. Esimene küsimus siis. Mida Marta külmade ilmadega selga saab? Meil on põhimõtteliselt niimoodi, et tunde järgi, aga nende näiteks -20-ga, mis siin paar päeva oli niimoodi, et tal oli tavalised koduriided, ehk siis pikk podi, püksid. Pika podi all oli veel nagu lühike podi, ehk siis nagu lisakiht, sokid, siis merino villa või tavalise villa kombe. Ja tõesti, kui selline külmem ilm oli, siis oli veel selle kombe all üks kampsun. Lihtsalt jällegi lisakihina. Siis külmema ilma puhul sukapüksid ja tavalised püksid. Kui oli selline -10 või midagi sellist, siis ei pannud neid sukkpükse ega kampsunit. Siis viilased sokid ja kindad ja alusmüts ehk siis merinomüts ja siis pealismüts, selline paksem müts ka siis merinovillast. Edasi näputoit või lisatoit. Et mida siis Marta hetkel lisaks Aptamilile saab. Ja lihtsalt mainisin ära, et kes ei ole varasemaid vloge vaadanud, siis seal ma mainisin ka, et me lõpetasime imetamise, kui Marta oli saanud 7-kuuseks, et ma tundsin, et nüüd aitab küll ja on imetatud küll, ja tal tekkisid ka esimesed hambad. Ja ütleme nii, et ei ole väga meeldiv tunne, kui keegi hammustab sind niplist. Seega oli aeg see pull ära lõpetada. Igal juhul Marta saab praegult siis 2 korda päevas putru. Perearsti soovitusel hakkasime siis hommikuti ka talle putru andma.
ehk siis ta saab hommikul putru ja õhtul ja päeval ta saab selline 150 grammi püreed ehk siis umbes 100 kuni 130 grammi lihaga püreed ja pärast seda siis magusad püreed ka. Näputoitu ma olen talle proovinud ka anda, aga ma ütlen ausalt, et jällegi, kuna mul on see nii hull trauma sealt esimestest kuudest, kus ta siis une pealt oksendas ja sellist lämbumise häält tegi, siis iga kord, kui ma annan näputoitu, siis ma lihtsalt istun seal niimoodi, vaatan talle silma, olen mingi nii, kas kõik on hästi, et ma nagu kulli pilguga jälgin nagu mingi psycho, aga praegult on saanud siis neid krõbuskeid, mis ma ei tea, salvestis müüakse, siis minu meelerahu nimel ma olen andnud talle puuviljalutist päris palju asju, et ma näen, et ta sealt nagu ilusti nii-öelda lätsutab. Ma ei tea, brokolit, mustikat, banaani, maasikaid ja nüüd siis näputoiduna on ta saanud ka kurki, pannkooki ja rohkem vist ei olegi. Ma ei ole nagu väga tubli olnud selle näputoidu osas, sest jällegi mul ei ole nagu kindlustunnet või ma nagu ei tea, mida talle anda, et kui kellelgi on mingeid soovitusi või te, ma ei tea, kellegi järgi hakkasite oma lapsele näputoitu andma, siis võite mulle ka saata inspiratsiooni. Siis paluti, et ma räägiksin Marta vastsündinu perioodist ja ma ütlen teile ausalt, see oli väga raske. Esimesed 3 nädalat oli väga hull, sest mul oli ränk baby blues. Ja see tähendab seda, et ma nutsin nagu iga asja peale, ma ärritusin iga asja peale ja kui ma ütlen, et ma nutsin tõesti iga asja peale, siis see võis olla mingi armas kompliment. Keegi küsis, kuidas sul läheb, ma ei tea, nägi mingeid nunnusid asju, pilte, videoid. Samas see võis ka olla see, kuidas Miku võib olla minu jaoks teistsuguse tooniga midagi ütles. Ma tundsin ennast nagu ülimalt rünnatuna lambist. Ma ei tea, miks. Ja ma võisin lihtsalt nagu iga päev nutta ja lõpuks mul ei olnud isegi enam nagu salfakaid vaja, sest et need lihtsalt imbusid läbi. Ma võtsin näorätiku ja nutsin sinna sisse. It was that bad. Nagu see oli tõesti nii raske ja ma arvan, et seda on nagu võimatu mõista, kui sa ei ole seda läbi teinud, et sul ei olegi tegelikult nagu põhjust otseselt nutta, aga sa lihtsalt nutad ja ma olingi nagu mõni päev lihtsalt Mikule mingi, et ma nagu full nutan ja ma olen mingi sorry, ma reaalselt ei tea, miks ma nutan, aga nagu nii raske on, kui tegelikult on kõik hästi ja sa lihtsalt nutad ja nutad ja nutad, et nagu mul ei olnud ju otseselt põhjust, mul tuli nagu rinnapiima väga hästi, Marta magas täitsa okeilt, ma ei tea, nagu tegelikult ei olnud põhjust ju nutta, aga ma lihtsalt nagu ma ei tea, see oli nii hull. Mu keisrihaav alles paranes, kuigi nagu nädal pärast sünnitamist oli juba täitsa okei. Ma sain nagu kõndida, ma ei tea, läksimegi linna, tegime vankritiiru, et mul nagu haav otseselt ei valutanud, lihtsalt ma ise nagu ei jaksanud väga palju kõndida järjest ja ma pidin vahepeal nagu puhkama. Aga ikkagi see seljavalu oli päris hull esimesed mingi 3-4 päeva sellest epiduraalist ja nendest tuhudest, et mul nagu tuhu läks kuidagi otsa nagu selga ja see oli nii rets nagu alaselga ja ma sain sinna samma siis pärast ka epiduraali, et see nagu taastumine oli suht pikk. Pluss mul oli nagu 2 nädalat jalad paistes. Nagu alles siis läks vesi välja ja kõik see higistamine niimoodi, et sa ärkad lihtsalt higiloigus hommikul mingi 2 nädalat järjest. Et see on tegelikult päris crazy, mida naised läbi teevad. Ma loodan, et kui mõni mees seda kuulab, siis ma ei tea, vii oma naisele täna lilli või ütle talle nagu mitu korda, et sa teda armastad, sest et kõik see hormoonide värk ja nagu sul kõik käib nii üles-alla, sa ei saa isegi aru, kes sa oled ja kogu aeg on tunne, et kõik on su hülganud. Isegi kui tegelikult ju ei ole, aga lihtsalt su aju teeb nagu trikke, hormoonid möllavad ja lõpuks nagu see koged päeva jooksul nii palju emotsioone, et sa oled lihtsalt juba sellest nagu nii väsinud. Lisa siis sinna otsa veel see, et sa pead ju beebiga tegelema, teda imetama. Imetamine võtab reetsilt energiat, sul on kogu aeg tühi. Et ma ütleks, et need esimesed 3 kuud olid nagu ülirasked meie jaoks. Me ei osanud üldse omavahel suhelda. Ma olin Martaga põhimõtteliselt 4 kuud meie suures voodis. Miku oli diivanil, sest niimoodi oli lihtsalt kõige lihtsam, et ma sain teda imetada läbi öö. Ma sain nagu külgi vahetada, terve voodi oli nagu meie päralt on ju. Ja ma ei äratanud sellega Mikut, et tema sai ilusti magada, tema pidi ju uuesti tööle minema. Siis vähemalt üks meist oli nagu puhanud. Mis siis veel imiku perioodi märksõnad on? Pidev luksumine ja muideks ta luksub siiani, sest tal siiani tuleb vahepeal toitu ülesse ja see ajab teda luksuma. Gaasid, refluks, nutuhood, 0 päevaplaanide tegemist, sest sa kunagi ei tea, kuidas su päev kujuneb. Palju taidlemist Mikuga meil omavahel, sest ka mina ei olnud väga meeldiv inimene nende esimese 3 kuu jooksul. Ja tegelikult alles nüüd on nagu palju paremaks läinud, aga selleni me alles jõuame. Et mina ütlen küll, et neid esimest 3 kuud ma
ei nautinud päris siiralt, kui kõik ütlesid, et naudi täiega, et nagu ta on nii pisike ja ainult ju kaisutate ja ma ei tea, ma ei nautinud. Et see oli pigem selline nagu ellujäämiskursus ja ma lihtsalt iga päev palvetasin Jumala poole, et palun, et Marta oleks juba natukene suurem, et ta suudaks ise oma gaasid väljutada, et see krooks tuleks juba ise välja, et seda piima tuleks vähem ülesse ja et ma ei peaks nagu kogu aeg muretsema. Spoiler alert, väga palju paremaks on läinud. Nagu ma lihtsalt nii naudin oma last, mul on nii hea meel, et mulle selline tütar kingiti, ta on nii äge, aga lihtsalt need esimesed 3 kuud olid nii rasked, sest ta põhimõtteliselt kogu aeg nutis ja see oli emana nii raske vaadata ja ma tõesti nagu vaatasin teisi emasid, kellel olid juba vanemad lapsed, mingi 6-7 kuused ja ma lihtsalt olin mingi, et okei, ühel päeval oleme need meie, ma saan nautida oma last, meil on mingid ägedad jalutuskäigud, mingid playdate'id ja tõesti see kõik ongi reaalsus praegu, aga tol ajal lihtsalt oli raske. Mis mind siis aitas tol perioodil oli see, et väga paljud teist kinnitasid mulle, et ausalt läheb lihtsamaks ja ma uskusin seda ja mul on nii hea meel, et ma seda uskusin, sest päriselt on läinud lihtsamaks. Ma kuulasin palju ülistusmuusikat ja lihtsalt palvetasingi, et nagu Jumal, palun anna mulle jaksu ja nagu anna mulle neid silmi nagu näha, neid rõõmsaid asju ka. Et lihtsalt kui sa oled nagu baby blues, ma ei tea, mul ei ole kunagi olnud depressiooni, aga võib-olla see on nagu midagi sarnast. Et kui meil see koduämmakas ka käis, siis teinekord, kui ta käis, ma ütlesingi, et tead, mul on tegelikult suht keeruline, et ma nagu nutan iga asja peale ja nii. Ja ta ütleski, et kui see enesetunne kestab kauem kui 6 aega, siis on tegemist juba sünnitusjärgse depressiooniga ja siis tuleks otsida professionaalset abi ja sellega ma olen arvestanud ka, aga õnneks mul ikkagi umbes pärast 3 nädalat see läks üle suht päevapealt. Veel aitas teadmine, et minu saab tulla mingil päeval X tunniks appi, et me saame lihtsalt mõlemad Mikuga magada. See oli nii suureks abiks. Ma olen oma vlogides alati seda rõhutanud ka, aga tõesti nagu see teadmine, et keegi lihtsalt tuleb, kes on juba olnud ema, kes on nagu mitmekordne ema, kes teab, mida ta teeb ja tegelikult ju palju ei olnudki vaja, et ta käiski Martaga jalutamas, nagu hoolitses tema eest ja ma usaldasin teda täielikult, sest me olime juba sünnitusmajas koos, on ju, et ta oli juba seal mulle nii palju toeks, et see tõesti nagu väga-väga aitas. Lisaks teiste empsidega jutustamine, paljudega teist ma olen Instas palju chattinud ja see on nagu hästi palju sellist julgustust andnud ka, et see raske aeg saab läbi ja tegelikult laste kasvatamine on nii äge. Mul on siiralt hea meel, et mu unistus täitus, et mul on nii äge tütar ja ma loodan, et kunagi Jumal kingib meile veel lapsi, et tõesti nagu emaks olemine väga meeldib mulle. Et jaa. Ega see emotsionaalsus vist ei lähegi kunagi üle. Praegu ma olen siis Martast eemal olnud 2 tundi ja te võite päris kindlad olla, et ma ennem teises toas valmistudes vaatasin Martast videoid. Selleks hetkeks ma endast eemal olnud 1 tund. Ja nüüd ma juba täiega igatsen teda, sest ta on nii äge, tal on nii vinge iseloom ja nagu ma olen juba nagu nii elevil, et milline inimene temast saab, kujuneb, kelleks ta saab. Ma ootan juba neid vestluseid, mida me kunagi pidama hakkame, et kuidagi see elevus nagu on nii äge, et alati midagi oodata, kui sul on laps, et jälle mingi uus edusamm on ju, arenguhüpe. Nii äge, nii äge. Siis järgmine küsimus on, et kuidas lasta kontrollist lahti ja juhinduda lapse järgi? Reaalselt 0 ootust eelseisvaks päevaks. 0. Sest sa ei tea, kuidas see öö läheb, sa ei tea, mis tujus su laps hommikul on, kui tal on gaasid, siis ta on ilmselt suht halvas tujus, koolikud, kõik jutud, et pigem nagu hästi vabalt võtta, et kui sul on kuskile minek, ma ei tea, kui Marta sai 6-ajaseks, siis me tegime Tallinna tripi ja me ütlesimegi sõpradele, et ma ei tea reaalselt, mis kell me jõuame, me ei oska teile nagu kindlat kellaaega öelda, et ma võin nagu enam-vähem vahemikku öelda, seal mingi 2-3 tunnise vahemikku, aga täpselt siis, kui tal on okei alustada sõitu, et ongi uneajaks on ja sätid, et kui tal on ärkvel olev aeg, siis ta on ärkvel, sööb, krooksub, ma ei tea, vahetad mässut, on ju, üldse see majast välja saamine väikse beebiga, eriti kui sa lähed kuskile kodust nagu eemale paariks päevaks, siis terve elamine tuleb kaasa.
nagu beebibjörn, suur vanker, võib-olla reisivoodi, kui ta magab teist eraldi, on ju, kõik mingid mässud, vetvipsid, 100 erinevat outfit'i, sest et ta ketib ennast täis lihtsalt iga väikese aja tagant. Meil vähemalt oli selline kogemus. 100 miljon okselappi, siis mustapesukott, sest et need kõik on vaja kuskile ju pärast panna ka. Mingid mänguasjad, mängukaared, lutid, lutipudelid, toidud, kui ta ei ole, siis rinnapiima peal on ju pulbrid, kuumvesi, külmvesi, mingid D-vitamiinid, probiootikumid. Et sul on lihtsalt nagu terve auto asju täis. Kandelina, kandekott, noh, nagu reaalselt ülipalju asju. Nii et kui keegi tuleb sulle külla, kes on väikse beebiga, siis tea, et sellele on eelnenud rets eeltöö, rets pakkimislist, et midagi maha ei jääks. Endale võtad ka reaalselt terve elamise kaasa, kõik mingi kosmeetikatarbed, ma ei tea, rinnapadjad, rinnapump, piimasäilituskotid. No reaalselt terve elamine lihtsalt tuleb kaasa. Nii et see on räme effort, kui keegi seda teeb ja ma nagu väga respekteerin neid vanemaid, kes käivad väljasõitudel oma väikeste lastega, sest see on lihtsalt nii hull logistika ja planeerimine. Aga küsimuse juurde tagasi tulles, siis tegelikult ongi nii, et null ootust ja kui meie läksime siis sinna Tallinna ja Haapsalu tripile, nagu mainisin, Marta oli just saamas 1-kuuseks, siis minu suurim võit oligi see, et me saime majast välja. Ja kõik muu, mis tuleb, on suur boonus. Kui me ei pea tegema peatuseid, suur võit meie jaoks. Kui me jõuame Tallinnasse nii, et laps ei röögi terve tee, imeline. Kuigi meil ei olnud kunagi teemat nagu sellega, et Martale ei meeldiks olla autos, ta väga kaifis ja siiamaani kaifib autoga sõitmist, aga lihtsalt mingi hirm on alati kuklas, nagu see kõige hullem stsenaarium käib peas, et mõtle, kui terve aja ta lihtsalt röögib või kakab ennast täis või oksendab nii hullusti, kuigi tegelikult ta lihtsalt nagu magas kenasti, kõik meie sõidud. Nii et jaa, see ema aju lihtsalt nagu kogu aeg midagi genereerib. Et täpselt see, et ära luba nagu kindaid kellaaegu, et äkki see hetk, kui sa päriselt nagu tahad hakata minema, siis sa hakkad oma last võtma ja vaatad, et laps jäi just sügavalt tunne sellel ajal, kui sa pakkisid või autosse viisid asju ja siis sa pead ta sisse pakkima ülirahulikult, siis ta äkki ärkab üles ja siis sa oled mega stressis, on ju, et nagu hästi vabalt võtta ja öeldagi, et tead, ma ei saa sulle öelda, et me täpselt kella pealt jõuame, ma teen endast parima, aga ma kindlasti tulen, lihtsalt mul võib minna rohkem aega. Ja kui sinul on sõbranna või sõber, kellel on nagu pisike laps, siis palun hästi palju empaatiat, nagu hästi palju mõistmist, sest tõesti see on nii räme effort, et ta üldse kodust välja tuleb. Üks asi veel, mis ma tahan öelda, on see, et kui perre sünnib beebi, siis elu ei jää seisma, aga sa ei pea ka nagu kõikidest sündmustest osa saama ja räägib nagu FOMO queen isiklikult, sest et ma tahan igast sündmusest osa olla, ma tahan kõikide sõbrannade sünnipäevadel käia, kõik baby showerid, kõik pulmad, noh, kõik üritused nagu, ma tahan olla seal kohal, mingid koolide lõpetamised. Isegi kui ma olin nagu padurase, ma olin mingi ei, ma lähen, sest see on minu jaoks oluline, see on mu sõbranna jaoks oluline, ma tahan nagu kõigest osa saada ja praegult vist ei olegi olnud mingit asja, mille pärast ma oleks nagu Marta pärast pidanud ilma jääma. Kas ma olen siis leidnud hoidja või ma olen läinud Martaga koos näiteks ühele suve sünnipäevale. Ja see on ka siuke korralik nagu uneaegade klapitamine, millal ta sööb, kui kaua ta võiks magada. Kas ta seal, kui me jõuame, on ärkvel? Kui ta on ärkvel, siis ma pean talle selle bounceri kaasa võtma. Ei, ta siis ikkagi magab, siis ma pean kandelina kaasa võtma. Et nagu hästi palju neid aknaid on nagu emal kogu aeg peas lahti. Ja ühtegi saa kinni ka panna. Võib-olla ainult öösel siis, kui beebi jääb magama, siis oled niimoodi nokkis, aga lihtsalt jah, hästi hull süke logistika käib. Siis uuriti, et kuidas on beebiga kodus olla. Ma väga naudin, nagu ma ütlesin, ja ma tunnen, et see ongi nagu minu kõige lemmikum töö, mis ma olen siiani teinud. See, et mina emana iga päev õpin ja arenen ja ma näen, kuidas minu laps areneb ja väikesest beebist, kes ei osanud isegi oma pead hoida, nüüd istub, ma ei tea, proovib ennast varsti püsti ajada, et seda on nagu nii äge olnud näha ja see, kuidas ta naeratab kõigile ja vaatab otsa neile ja suhtleb nendega, nagu otsib kontakti, et see on nagu nii äge ja ma nii väga hindan, et meil on nagu rõõmus beebi ja temast on meile ka nii palju rõõmu. Ja siiamaani vahepeal tundub uskumatu, et me käisime taga Türgis reisil, kui ta oli 4-kuune ja ma pean ütlema, et see oli nii lebo, nagu
nii lebo, ma lihtsalt ise täiega põdesin üle. Tegelikult ta magas seal mega hästi, ta oli meiega passu ääres, ta käis meiega ujumas, me saime päevitada, raamatut lugeda. Ma imetasin teda seal oma lina all, on ju, et idekas, nagu väga idekas. Siis küsiti oskuste kohta ja ma kirjutasin endale siia need üles ka. Esimene naeratus tuli siis 5. nädalal. Pead hakkas hoidma 3-kuuselt, siis esemete haaramine oli 4-kuuselt, küljele keeramine ka 4-kuuselt, roomamine 6-kuuselt ja istumine 7-kuuselt. Siis on uuritud selle postpartum tervise kohta, sellest ma natukene rääkisin ka, aga keisrihaav, jah, ma ütleks, et täielikult paraneb seal kuskil 2. kuu lõpuks, et sellepärast ju ei soovitata ka 8 nädalat pärast sünnitamist või keisrit siis käia spaades, saunades, vannides. Ma ei tea tegelikult, kas vaginaalselt ka niimoodi on, aga igal juhul keisriga on küll niimoodi, et pead nagu vältima neid sooja vanne ja saunu ja avalikke spaasid ja niimoodi. Ja muidugi jõgesid, järvesid, kuigi ma nii igatsesin minna ujuma, et Marta on ju suvebeebi, 19. juuni sündis ja ma ei saanud terve suvi enam ujumas käia. Aga õnneks ma ujusin enne ära ja sellest natukene mulle piisas ka mingiks ajaks. Igal juhul keisrihaav paranes väga ilusti, ei olnud mingeid lahtirebenemisi või mingeid mädasid või asju. Seljavalusid ka enam ei ole, et selline võib-olla nädalakene pärast keisrit ikkagi oli päris hull seljavalu. Nagu päris hull, et ma ei saanud väga pikalt seista, sest mul hakkas selg valutama, aga õnneks see ka kadus. Migreene ei ole mul enam olnud, ehk siis ma ei ole nagu valust kuidagi pikali maas või halvatud, et mul on küll peavalud, võib-olla mingi 3-4 korda kuus, aga need ilusti alluvad ravile ja nüüd ma saan võtta ju normaalseid valuvaigisteid ka pärast seda, kui ma enam ei imeta, nii et see on nagu väga suur pluss. Külmaallergia on mul endiselt, võtan allergiaravimit. Aga kui me nüüd nagu päris ausalt räägime, siis mul on see kõhupolster nagu väga hull. Ma tean, et siin YouTube'is ma saan ise neid nurki valida ja ma täispikkuses näitan ennast tegelikult ju väga harva ja väga palju klippe ma võtan välja, sest et ma lihtsalt näen ennast külje pealt ja ma olen mingi, kes see on, nagu mis pääster on, kas sul ümber on. Ma olen näinud ka nagu mingid videosid, et see on see C-section shelf ehk siis siuke nagu overhang või no kuidas ma ütlen, et nagu selline lisanahk nagu ripub üle selle keisrihaava ja ma tean, et ma saaks sinna ilmselt ise väga palju ära teha, aga ma ütlen ausalt, ma pole väga viitsinud sellega tegeleda. Jah, ju see siis nagu ei häiri mind nii palju, aga tegelikult jah, see peegelpilt võiks olla ilusam. Rasedusdiabeet lõppes mul päev pärast sünnitust. Päevapealt 0 ravi, mingeid torkimisi, mitte midagi ei olnud, insuliini süstimist 0. Et nii kui platsenta välja võeti, siis sellega kadus ka minu rasedusdiabeet. Siis küsiti, et milline on olnud lemmikpäev perena. Ma arvan, et kogu meie Türgi reis, et seal oli nagu 0 stressi, söögid kogu aeg valmis, trikoo selga, passu äärde. Marta magas ülihästi, meil oli Mikuga nii hea koostöö. Ilm oli ilus, päike paistis, me saime ujuda, me saime mõlemad nagu puhata reaalselt. Et kord võttis üks, läks jalutama, siis teine läks jalutama ja Marta jäi suht kiiresti nagu kärus magama ja siis tulime passu äärde tagasi. Et ma sain terve raamatu läbi lugeda, Miku sai chillida, 0 koristamist, mingit sükest teemat, et see oli lihtsalt nii mõnus. Siis uuriti, et milline oli elu enne last ja mida ma sealt igatsen. Oma vaba aega võib-olla. Natukene, aga mitte üleliia ja mis väsimusest ma rääkisin. Nagu mis väsimusest ma rääkisin, kui mul ei olnud last. Awkward. Mul on siiralt piinlik emade ees, kellele ma kurtsin väsimust, sest et ma ootasin eile õhtul liiga pikalt seriaali. Ahah, okei. Ja need emad, kellele ma kurtsin, olid alati mingi, nagu nad mõistsid ja ma olin mingi, nüüd ma mõtlen lihtsalt, et kas nagu sul on kõik okei või? Nagu see ema on põhimõtteliselt pool ööst üleval olnud ja sa läksid natuke liiga hilja magama. Ja ma ei ütle sellega, et kui sul ei ole lapsi, siis sa ei tunne väsimust. Lihtsalt see lapsevanema väsimus on nagu ekstreemne. See on lihtsalt ekstreemne. Sa ärkad hommikul üles, sa oled mingi, kas ma magasin üldse öösel või? Okei, siis lähed välja on ju lapsega, sest et vankritiirud ja nii. Ja siis hakkad lihtsalt mingid asju endale ette kujutama, mingi, et kas need autod on alati nii valjult sõitnud? Kas see puu on alati siin olnud? Kas see pink on alati siin olnud? Miks inimesed tunduvad nagu tulnukad? Et sa oled lihtsalt nagu nii väsinud. Et võib-olla sellist und igatsen, aga samas ma ei saa kurta, sest Marta magab tegelikult.
väga hästi. Oleks pat nuriseda siin, et ma olen väsinud. Nii, aga lähme edasi. Ma ei mäleta, mis see küsimus oli, aga ma olen siia kirjutanud, et jaa, 2 alumist hammast. Ilmselt küsiti, et kas Martal on juba hambad ka. Tal on siis 2 alumist hammast ilusti nüüd väljas. Tulid meganutuga ja kella 4 hommikuste ärkamistega, kui ma olin lihtsalt pimedal tänaval, kärutasin lapsega, kes lihtsalt röökis vankris ja lõpuks uinus kell 6. Ütleme nii, et tänu jumalale igeme keelide eest, need päästsid meid väga palju. Esimene hammaste tulek oli lihtsalt nagu nii rets ja võib-olla sellepärast ka, et Miku oli täpselt seal detsembri lõpus meestega mingi 3 päeva Peipsi ääres. Ma olin mingi ja mine nagu lebo vaata ja Marta lihtsalt need ööd karjus nagu mitu tundi, sest tal oli lihtsalt nii valus ja ma ei saanud aru, mis tal on, sest ma ei näinud ju, et siit midagi lõikuks. Aga siis 1. jaanuar nägime, et olid 2 hammast lõikunud ja see seletas nii mõndagi. Et hambad tulevad lihtsalt nagu üliaeglaselt ja lõikuvad üliaeglaselt. Aga nüüd on õnneks jah, need täitsa nagu väljas, need 2 alumist hammast ja ta on nii armas nende hammastega. Siis küsiti, et kas beebi tulekul on olnud ka nagu mingisugune negatiivne mõju ja mina ütleks küll siiralt jah, et mingid sõprussuhted on nagu täiesti soiku jäänud või ma ei tea, ma loodan, et mitte täitsa lõppenud, aga võib-olla pausil siis. Et tegelikult see, kes ei ole samas eluetapis või kes ei ole käinud sellest beebiperioodist läbi, siis nagu ta ei saagi mõista ja ma mõistan, et ta ei mõista. Ma lihtsalt loodan, et kui nemad on ühel päeval samas etapis, siis ma oskan olemas olla, võib-olla nagu rohkem toeks ja nii. Et lihtsalt jah, väga raske on mõista, kui sa ei ole seda ise läbi teinud. Et seda ei saa nagu neile paaks panna. Kui mul oli see baby blues, siis ma nutsin nagu ohjeldamatult ja oli hetki, kus ma mõtlesin, et mul ei olegi enam ühtegi sõbrannat. Mis on täielik vale, aga lihtsalt nagu aju niimoodi trikitab, et paneb sind uskuma, et sa oledki nüüd täitsa üksinda. Keegi ei tahagi enam su sõbranna olla, aga tervist pigem ei ole negatiivselt mõjutanud, et pigem just nagu positiivselt, et kui mul nüüd see, ütleme siis naiste kaadervärk taastus siin pärast imetamist, umbes 6 aega pärast seda, kui me lõpetasime imetamise, siis päevade krampe, kui selliseid mul ei olnudki. Ja kuidagi palju leebemalt nagu möödus see kui varasemalt, et mul ju 1,5 aastat nagu ei olnudki päevi, aga see on täitsa tore. No mis seal salata, see vastsündinu periood pani meie abielu väga proovile, aga võib-olla ma olen ka nagu natuke liiga dramaatiline olnud selles osas. Võib-olla natukene. Ma pean nüüd nuuskama, sest see nohu siin on brutaalne. Nii, jätkame. Ma olen oma nina nüüd ära nuusanud, aga kuna ma olen ikkagi natuke tõbine, siis sellest nasaalsest häälest me ei saa üle ega ümber, nii et varuge kannatust. Aga jätkame siis hormoonide teemal. Esiteks, kui naine rasestub, ja enne seda on ka 100 miljon asja, aga kui naine rasestub, siis juba hormoonid muutuvad. Siis kui ta ära sünnitab, jällegi toimub muutus. Kui naine hakkab imetama, täiesti pea peale lähevad need hormoonid. Kui sa lõpetad imetamise, jälle mingi möll. Ehk siis hormoonid, see on otseses mõttes kogu aeg möllavad ja vaesed mehed, kes peavad selle kõik ära taluma. Õnneks mind on õnnistatud väga rahuliku mehega, väga mõistva mehega, nii et mad props, aga lihtsalt see on hullumeelne, mis naise kehas ja ajus toimub. Näiteks mina olin megatujukas, ma võin iga asja peale närvi minna ja muidugi see ei ole nagu kuhugi kadunud, on ju, aga seal hormoonide möllu keskel see kõik megalt intensiivistub ja läheb hullemaks. Siis ma võtsin asju väga isiklikult. Ma võisin nagu sekundi pealt nutma hakata või naerma hakata. Ja keegi kunagi ei teadnud, mis järgmiseks juhtub, sest et lihtsalt hormoonid olid lihtsalt segi paisatud. Tunned kõiki tundeid mitmekümnekordselt, kaitsed oma last nagu ema lõvi reaalselt, kui keegi midagi ütleb Marta kohta. Kuigi nagu seda ei ole juhtunud selles mõttes, et kõik inimesed on nagu meie ümber väga normaalsed, väga mõistvad, keegi ei ole nagu kunagi Marta kohta midagi halvasti öelnud, aga kui peaks ütlema või mingi veidigi süke veider kommentaar, siis mul on kohe mingi ei, et hästi süke kaitsepositsioon on peal, aga see on, ma vähemalt loodan, igal emal niimoodi. Nüüd siis vahepeale natuke vürtsikam teema, ehk siis suhte teema. Paarisuhe pärast lapse saamist, ma ütlen teile, on olnud väga keeruline. Ma ütlen teile, reaalselt pange kalendrisse oma date night'id kirja.
nagu need tuleb panna kalendrisse. Kas siis korraldate ühiselt või teete üle ühe näiteks, et Miku tegi jaanuaris, mina tegin veebruaris, nüüd Miku teeb uuesti märtsis, mina aprillis ja nii edasi. Et sa tead, et vähemalt üks kord kuus on see õhtu, mis on teile kahele või ma ei tea, laupäevane päev, et keegi saab hoidma tulla. Päriselt leia see usaldusväärne hoidja, minge date'ile. Nagu minge sinna date'ile, võtke see hetk, isegi kui on olnud nagu mega raske, te lihtsalt mingi mölisete üksteisega, nagu üldse ei ole sellist tiimitööd, minge sinna date'ile niimoodi, et ei pea kellegi eest hoolitsema, ei pea vaatama, kas kellelgi on kõht täis, olete sina ja su kaaslane, lihtsalt minge sellele date'ile. Nagu päriselt. Ja okei, date'id lõpuks ei päästa, ma ütlen seda ka. Minu jaoks väga oluline otsus oli see, et ma panin kuidagi selle nagu ego maha ja ütlesin Mikule, et nii, et me lähme nüüd paariteraapiasse, sest mina tahan, et see abielu jätkuks. Ma ei taha olla see paar, kes ütleb mingite aastate pärast, et näed, et kaome pildilt ära on ja siis ütleme, et näed, et kasvasime lahku, et armastus sai otsa, aga et me oleme ikkagi parimad sõbrad, et me kasvatame oma last ühiselt. Ma ei tahtnud olla see paar. Ja ma olin mingi davai, nagu see ongi see koht, kus läks nii raskeks. Me ei saanud üldse üksteisest aru, me lihtsalt nagu öösiti loopisime sõnu, mida me tegelikult ei mõelnud ja see oli nagu põhimõtteliselt kuni 7. kuuni nii, et vahepeal oli nagu kergemad perioodid ka, näiteks 4-kuuselt Marta mõnikord magas terve öö, mis oli nagu amazing, aga lihtsalt enamasti tuligi selle väsimuse foonilt, sa lihtsalt nagu loobid mingeid sõnu, mida sa tegelikult ju südames ei mõtle ja kuidagi lihtsalt lased oma emotsioonidel möllata, mis tegelikult ei ole nagu okei, aga kui sa oled väsinud, siis sa ei suuda neid ka kontrollida. Et minu jaoks oli väga oluline otsus minna paariteraapiasse, et juba sellest ühest korrast oli nii palju abi. Mulle väga meeldis, et meil oli ruumis nii-öelda kolmas isik, kes meid kumbagi ei tunne, kes väga hästi peegeldas meie tundeid, küsis olulisi küsimusi, mille peale me kumbki ise ei tuleks. Me saime nagu hästi neutraalselt kuidagi suhelda, et seal ei olnud neid emotsioone juures. Ja kindlasti rääkige rahulikus olekus nendest asjadest, mis teid võib-olla närvilises olukorras rahustaks. Et lepitegi kokku, et seal öösel me ei hakka üksteise peale mölisema, vaid teil on selline koodsõna ja meie terapeut, ma toon selle paberi siia korraks. Me oleme nüüd siis 2 korda käinud teraapias, 1 kord käisime novembris ja teine kord oli nüüd veebruaris ja me saime sihukese lehe sealt kaasa. Ma usun, et see on okei, et ma teiega seda jagan. Siin on kirjas niimoodi. Oled mulle väga oluline ja kallis. Mul on praegu see hetk, kus ma pean mõneks ajaks sellest hetkest eemalduma. Ma kardan, et või midagi halba öelda või teha, aga ma ei taha seda teha. Palun anna mulle aega ja ruumi, et leida endast rahu ja tasakaal. Tahan kindlasti need teemad sinuga koos läbi arutada, aga praegu ma ei ole selleks suuteline. Ma täiesti mõistan, et see olukord on ka sinu jaoks raske ja olen sulle südamest tänulik, et võimaldad mul praegu eemalduda. Luban sulle, et tulen varsti tagasi ega jäta sind oma muremõtetega üksi. Sellist teksti öösel kell 3, kui su laps röögib, sa ei hakka oma kallile abikaasale ette lugema, aga siin üleval on selline punktirida, et mis on teie see koodsõna, mida kogu see tekst tegelikult peegeldaks, on ju. Meil pole veel seda olnud vaja kasutada, sest nüüd on Marta unedega väga hästi, aga ma väga oleks tahtnud, et selline paber meil oleks olnud nendel öödel, kus me võõrutasime Martat rinnapiimast ja ta lihtsalt nagu röökis öösiti mitu tundi järjest. Mis ma olen siia endale kirja pannud ka, teadlikult komplimentide tegemine, et sa tunnustad teist inimest, isegi kui on olnud nagu nõme päev, siis väga tubli, et sa seda tegid või mulle meeldib, kuidas sa seda teed või nii tore, et sa mulle sedasi ütlesid, et mingid väiksed asjad, siis õhtul päeva peegeldamine, et kuidas teil läks, kuidas kummalgi on eraldi läinud. Rääkige oma päevast lihtsalt, nagu kuidas teil läks see päev, mis tundeid te tundsite, jagage üksteisele. Mingid random kallid ja musid päeva jooksul, et sa peadki nagu ise teadlikult minema ja tegema neid asju, sest need ei teki iseenesest, sest et teil on nüüd laps, kes võtab põhimõtteliselt kogu teie tähelepanu, kelle ümber teie elu sõna otseses mõttes keerleb, et peadki nagu teadlikult lähenema sellele kõigele. Julgustamine, et sa oled väga hea ema, isa, sul tuleb see ülihästi välja, laps tunneb ennast turvaliselt sinuga koos. Mul on nii tore teid kõrvalt vaadata, mulle nii meeldib, kuidas sa temaga suhtled, räägid, talle nalja teed, et kõik siuksed nagu väiksed komplimendid ja julgustused on üliolulised. Ära jätta neid oma pähe. Siis see teadmine ka, et beebi iga saab üks hetk läbi,
aga teie suhe ikkagi jääb ja mingi hetk teie laps kolib kodust välja, aga mis teist siis saab? Suhet tuleb ise elus hoida. Vabandamine ja enda vea tunnistamine, mis on minu jaoks nagu nii raske, sest meie peres enamasti seda ei tehtud ja sellepärast ma seda väga teha ei oska, aga Mikuga suhtes olles ma olen pidanud seda õppima ja see on nii freaking raske, aga ma olen selles osas teinud edusamme, nii et ma kiidan ennast selle eest. Ja kui sa tahad väljendada, et miski on sulle haiget teinud, siis ei ole niimoodi, et sa kogu aeg ütle mul niimoodi ja sa kunagi ei kuula mind ja et mulle teeb nii haiget, kui sa nii teed, on ju. Vaid pigem rahulikus olekus mina lähen 100-ga keema, nagu tüli sees ma lähen 0-100 sekundiga ja mul on vaja aega, et konkreetselt maha jahtuda. Ja ma ei hakka tüli sees asju arutama, vaid ma ütlengi, või ma olen öelnud Mikule ka rahulikus olekus, et ma tüli sees pean eemalduma, nagu ma just selle tekstiga ette lugesin, umbes 5 minutiks ja siis ma tulen tagasi, me võime sellest rääkida. Miku on seevastu väga rahulik inimene ja tema tahaks kohe asjad ära lahendada. Nii et selles mõttes me oleme nagu väga erinevad inimesed, aga kui sa tead teise inimese nõrka kohta ja sa tead, et tal on vaja reaalselt rahuneda, siis lase tal rahuneda ja küll te selle selgeks räägite. Lihtsalt need asjad tuleb läbi arutada seal olekus, kus ei ole tüli või arusaamatust. Näiteks, kui sa tahadki väljendada, et sulle miski tegi haiget, siis sa ütledki, et kui sa nii ütlesid, siis see pani mind tundma niimoodi või niimoodi, ma ei tea, kurvalt, õnnetuna, hüljatuna, et kõik siuksed nagu väljendid, et kuidas sind pani tundma see, mida su kaaslane tegi või ütles, et kuidas see sulle nagu mõjus. Ja mida sa siis vajaksid, et ta teeb, et näiteks tule patsuta mulle õlale või tule kallista mind või mingid asjad, mis teie jaoks nagu toimivad, mis teid rahustavad. Minule üldse ei meeldi, kui tüli sees keegi tuleb mingi, kallistame, vaata, mul on mingi, ei, et ma peangi reaalselt minema eemale, rahunema maha ja siis ma tulen ja räägime selle asja läbi. Nii et mina ütleks, et meie jaoks oli väga suur abi teraapiast, siis muidugi see, et me oleme mõlemad kristlased, et see lahutuse teema, isegi kui ma olen nagu vihahoos olen välja olnud need asju, mida ma väga kahetsen, siis tegelikult ma ju ei mõtle seda, on ju. Nagu tegelikult ma tahan olla Mikuga koos, ma armastan teda üliväga, ta on nii hea isa Martale. No miks ma ei saa rääkida sükestest asjadest? Ma ju tegelikult tõesti nagu nii väga armastan teda, aga miks ma siis nagu tüli olukordades ei suuda kontrollida, mida ma välja ütlen. Ilmselgelt ma tahan, et Martal oleks nagu armastavad vanemad, et nad oleksid tugevas, ägedas abielus, et mitte miski nagu ei murra neid, on ju. Et ma tahaks kuidagi täiega murda neid mustreid. Näiteks minu ema isa on lahutatud, kui ma olin 3, mu õde oli siis 10, minu vanaisa lahutasid, et ma tahan olla see, kes murrab seda mustrit. Et tegelikult on võimalik, tegelikult saab, abielu ongi väga suur töö, aga samas see on ka nagu nii palju rõõmu. Armastus on otsus tegelikult, et kui ma otsustan sind armastada, siis ma armastangi sind ja ma otsustan seda teha ka raskel päeval. Me oleme Mikuga nagu väga paljust tegelikult läbi käinud ja kõik mingid ärevuse teemad, kui me oleme olnud just mingid töötud rotid, on ju, et sul on ikkagi nagu tore koos olla. Kui ma olen reaalselt tõotanud Jumala ees ja oma kõige lähedasemate inimeste ees, et ma armastan seda inimest elu lõpuni, reaalselt kuni surm meid lahutab, siis ma teengi seda. Ja see on miski, mis on mind nagu vee peal hoidnud, pluss meie sõbrad täiega elavad meile kaasa. Ja ma ütlen teile, see on nii oluline, kes on su sõbrad. Eriti siis, kui on rasked hetked. Väga vahva on ka see, kui headel, toredatel hetkedel su sõbrad elavad sulle kaasa. Aga kui on raske hetk, ma mäletan ühte vestlust, see oli äkki novembris, me ei olnud veel siis teraapiasse läinud. Ja me olime sünnipäeval ja siis, ma ei tea, Mikk oli kuskil eraldi ja ma rääkisin nagu sõpradega juttu ja siis nemad nagu panid mulle ka aru pähe, et kuuled või? Ma ei taha kuulda ka mingit lohutuse juttu. Võtke see teema ette. Teie beebi on beebi väga väikest aega ja siis see saab läbi ja siis ta on juba toddler ja siis on juba omad raskused, aga et see nagu kõige keerulisem aeg, kui ma tundsin, et mul on nagu hästi palju tuge vaja, siis tegelikult ma võib-olla nagu väga ei kommunikeerinud ka, et mul oli see mega hull baby blues, mul oli hirm oma lapse pärast, et ta lämbub oma oksesse, nagu see on nii halvav, et kõik muud mõtted lihtsalt peast nagu on pühitud. Et lihtsalt iga päev palvetad, et su beebi oleks juba vanem
ja nagu saaks hakkama oma oksedega ja reflukside ja gaasidega. Ühesõnaga, ma olen väga tänulik oma sõpradele, nad teavad, kes nad on, need 2 inimest, kes on nagu 100-ga meile kaasa elanud. Öelnud meile ausalt välja mingeid asju, mida keegi teine võib-olla ei julge öelda. Nad räägivad meie ellu tõde, nad on ka kristlased ja isegi kui ma tol hetkel ei taha neid kuulata, siis pärast natukest analüüsimist ma ikkagi saan aru, et neil oli õigus. Ja sellised sõbrad on kingitus Jumalalt nagu sõna otseses mõttes. Ma olen nende eest väga tänulik Jumalale. Aga tõesti, on olnud raske, aga praegu, kui meil käis unenõustaja kuu alguses, meie elu on 180 kraadi muutunud. Meie laps magab. Ta jääb ise oma voodis magama. Mõnikord ta magab terve öö. Mõnikord ärkab, et ühe korra süüa, siis pusserdab, räägib oma ette mingi 15 minutit ja jääb ise uuesti magama. Ja me oleme Mikuga lihtsalt täiesti nagu ümber vahetatud. Me teeme komplimente, me tahame minna deitidele, me märkame üksteist. Kuidas ma ütlen, me vaatame imetlusega üksteist jälle. Vahepeal, kui sa oled nii vihane, siis see põlgus on hästi kerge tulema, aga see on väga suur ohumärk. Et kui sa juba hakkad nagu siukse näoga vaatama oma abigaasat, siis see on tegelikult nagu red flag ja tuleb otsida abi, enne kui on liiga hilja. Ja mingegi teraapiasse siis, kui tegelikult nagu on justkui hästi, on ju, et ei ole seal viimase vindi peal, sest siis on nagu natukene juba keerulisem. Et mitte nagu võimatu päästa, aga lihtsalt natukene keerulisem. Ja meie terapeut väga kiitis meid, et me tulime siis, kui tegelikult on nagu asjad veel hästi, nagu me lihtsalt näekleme ja niimoodi, aga tegelikult ei ole midagi hullu on ju juhtunud. Lihtsalt me tahaks veel paremini ja tahaks nagu üksteist osata armastada isegi nagu rasketel aegadel. Nii, aga liigume siis edasi. Rahaline pool. Ma siis panin meie nagu igakuised kulutused kirja. Mähkmetele kulub umbes 30 € ja ma alati vaatan tarbitargalt täpist, kus on kõige soodsamad pampersid. Ja meie siis kasutame pamperseid, nii-öelda seda brändi. Kui ei ole kuskil diile, tavahinnaga on minu meelest kõige paremad mähkmed nagu üleüldiselt Prismas. Vahepeal on diile ka Rimis või Maximas või kus iganes poes sa käid, sa võid vaadata, äkki on mingit head diili, et vaata alati tüki hinna järgi. Kui ei ole diile, siis me oleme tellinud ka K-Rautast, et tellidki sealt e-poest ära ja muideks K-Rautas müüakse põhimõtteliselt kõike. Me ostsime ka kergkäru näiteks sealt ja kassiliiva ostame sealt ja oma rasedapadja ma ostsin sealt. Et umbes selline 30 € kuus läheb meil siis mähkmetele. Me ostame alati siukse mingi 108 tükki on seal sees äkki, et umbes 5 mässut läheb päevas. Et nüüd, kuna seedimine läks tal korda pärast Aptamil 2 pealt 1 peale minekut, siis kulub nagu mähkmeid ka vähem. Ujumine, kuna Medicumi on põhimõtteliselt võimatu saada ujumise aega, kui sa just iga päev täiskohaga seal tšekkimas ei käi, et äkki keegi on canceldanud, siis Miku käib taga kord nädalas Auras ja üks kord on siis 11 € ehk siis 4 korda 11 on 44 € kuus. Aptamil on selline 15 € potsik, jällegi Prismas kõige soodsam ja ühe potsikuga, selle suurema potsikuga, mis on vist 800 grammi, me saame hakkama siis 1 nädal. Ja see tähendab seda, et 4 korda 15 on 60 € kuus. Siis me alustasime Marta jaoks kogumist juba enne tema sündi, sest meil kummalgi ei ole olnud sellist starterpacki, et me oleks saanud, ma ei tea, korteri sissemaksu või ma ei tea, mingi pärandusega korter. Meil ei ole ühtegi sellist asja nagu sülle sadanud, ehk siis meie tahtsime, et meie lapsel oleks see olemas. Et kui ta kunagi alustab enda elu, siis tal on reaalselt nagu kuskilt see raha ka võtta, mis ta vanemad siis talle kogunud on ja igakuine lapse toetus on siis 80 €, mida riik maksab. See läheb otse Marta kontole ja me kumbki siis paneme iga kuuga 25 € lisaks. Ehk siis igakuiselt läheb Marta kasvukontole 125 €. Siis igasugused wet vipes'id ma ostan reaalselt hinnapommist või sealt, kust on kõige soodsam ja ostan nagu hulgim kohe, mingi 6-7 pakki, et siis on alati varuga olemas, aga nüüd neid kulub nagu ka väga palju vähem, sest ta ei ole enam beebi ja ta ei kaka mingi 5 korda päevas. Siis lutte ma tellin uuesti umbes 2-3 kuu tagant, nagu mitu tükki korraga, et tegelikult oleks hea selline 4 nädala tagant neid välja vahetada, 4-6 nädalat äkki. Ja alati on hea, kui on varuga olemas ka. Nii et 2 lutipudelit on meil praegu, ma ostsin need luti otsad ka, siis tellisin nagu varuga uued. Nende osas ma ei oska öelda, no Selveris on need Peepsi 260 ml pudelid või, mingi 10 € soodukaga, nii et neid ma nagu iga kuu muidugi juurde ei telli.
Need meil ongi lihtsalt 2 tükki praegu. Lutid on ka siuke 10 eurot pakk. See on tavaliselt 2 lutti sees. Rohkem ma ei teagi. Püreed ka, aga püreesid ma ostan ka niimoodi, et 2 korda kuus käin Salvestis. Ostan siis soolaseid ja magusaid püreesid ja ühe korraga läheb kokku siuke mingi 30 eurot. Nii et võib-olla 60 euri kuus siis läheb püreede peale. Nii et kui ma kõik need summad kokku löön, ütleme selline 320 eurot, aga samas kuna sealt 80 eurot on riigi poolt, 80 euri, siis selline 200–240 euri. Okei, tegelikult ikkagi kulub küll päris korralikult. Aga tead, midagi pole teha. Õnneks füsio on meil saatekirjaga, nii et selle eest nagu ei pea maksma. Ja kindlasti on siin mingid kulud, mida ma ei arvestanud. Ma ei tea, vahepeal harva ma ostan Martale nagu uusi riideid ka, aga see on tõesti nagu väga harva. Ja uusi asju ma pigem olen ostnud mingi Pepkost või Lindexist megasoodukaga. Pigem ma väga ei osta talle asju, sest et need kingitakse ka väga palju. Siis küsiti, et kui palju Marta praegu päeval magab. Kui ma siia neid vastuseid kirjutasin, siis ta oli veel 7-kuune, aga ma jõudsin selle video filmimiseni alles siis, kui ta sai 8-kuuseks. Täna, kui ma filmin, on 23 veebruar ja Marta sai siis 19 veebruar 8-kuuseks. Päeval magab Marta praegu 2–2,5 tundi kokku. Ja see tähendab seda, et tal on 2 und. Esimene uni on kuskil 10:20, 10:30 ja ta magab siis 45 minutit, ehk siis ütleme kuni 11:10 ja teine uni on siis umbes mingi 14:20 kuni 16:10 või midagi sellist. Nüüd ta hakkas seda teist tund nagu natuke vähem magama kui 2 tundi, ehk siis ongi kokku tuleb umbes 2,5 tundi, võib-olla natuke peale. Muidu ta ärkas siin kuskil kella 5 paiku ja sai pudelit, aga nüüd täna ta näiteks ärkas 6:50 ja alles siis sai pudelit, et ta magas nagu terve öö. Aga tavaliselt jah, öösel ikkagi üks toitmine meil ikkagi on, et pigem see, et ta läbi öö täitsa magab, on nagu erand. Jah, et enamasti ongi kuskil mingi 3-4 paiku või 5 paiku ärkab, saab pudelit ja siis magab edasi. Ja magama läheb ta siis eranditult iga päev kella 8 paiku. Ja ärkab 7:30 või siis nagu täna, mõni hommik isegi varem, 6:50. Aga siis me alati nagu venitame, et ta jaksaks võimalikult kaua oma silmi lahti hoida, teemegi mingi klouni, mängime lihtsalt täiskohaga klouni, et ta vähemalt kella 10 oleks ärkvel ja siis paneme ta tuttu, et siis see päevaplaan jälle nagu läheb jonksu. Näiteks üleeile me kõik magasime sisse ja ta ärkas 8:30, mis tähendab seda, et terve päevaplaan läks tuksi. Ja ta eile magas teist tund ainult alla tunni aja vist äkki. Ja siis me ikkagi panime ta 8 tuttu. Me tegime veel ühe miniune enne ööund, mingi 20 mintsa. Ja ta jäi ööunne nii hullu nutuga, et ma lihtsalt lõpus võtsin ta nagu sülle ja kusutasin süles magama ja panin ta rahulikult voodisse ära ja siis ta magaski nüüd tänase hommikuni. Et see oli nagu väga suur erand, sest muidu ta on kõik ööd jäänud ise oma voodis magama, aga eile teda miski häiris. Võib-olla oligi see, et me lihtsalt nagu päevaplaan läks natukene tuksi. Või olid hambad, ma ei tea, igal juhul ma panin talle igeme keeli, võtsin ta sülle, rahustasin maha ja ta jäi päris kiiresti tuttu. Nii, meil on paar küsimust veel. Lisatoidu kogused. Ma vaatasin siis üldiste soovituste järgi, mida nagu Marta vanustele siis soovitatakse. Mõni päev ta ei taha nii palju ja siis jääbki natuke rohkem alles, aga enamasti on ikkagi samad kogused. Putru, ma ei tea, raske öelda. Äkki hommikul mingi 130 grammi ja õhtul sama palju ja päeval siis püree ongi selline kuni 150 grammi. Siis uuriti Marta lasteaia või lastehoiu kohta. Ma ausalt ei kujuta ettegi veel, ta on väga pisike, aga me oleme praegu 5 kohta pannud ta järjekorda ja ma ei ütle neid kohti, sest et Tartu on nagu väga väike. Aga ütleme nii, et ta on järjekorras ja on mitu kohta, kes on ära kinnitanud, et nad teda ootavad, kui aeg on küps, aga mina ei suuda selle peale isegi mõelda veel, sest et ta on nii väike. Ta on minu beebi ja ma ei suuda isegi mõelda, et ta on terve päev minust kuskil eraldi. Nii et räägime sellest siis, kui aeg on käes. Siis uuriti selle raamatu kohta, mis ma lugesin, Nututa uni. See on väga hea raamat. See aitas mind palju, andis palju nagu mõtteainet, et kõik see unerutiin, tudukaisukas, hellusega tankimine, tähelepanu pööramine, kuigi ta saab ju terve päev seda ka, aga lihtsalt, et õhtul nagu veel ekstra kõik see nagu peegeldamine, silitamine, massaaž. Tegelikult selle kohta ma tegin eraldi Reelsi ka Instas, nii et võite seda vaadata. Et meil oli tõesti nagu mega palju abi unenõustajast, kes meil siis käis 3. veebruaril. Nüüdseks siis juba praegu 3 nädalat tagasi. Et seal videos ma rääkisin ka täpselt, et mida me siis muutsime või võib-olla nagu kiirkokkuvõtte teha. Igal juhul me läksime siis Aptomi 2 pealt 1 peale.
Meil on kindel päevakava, me peame sellest mõlemad väga täpselt kinni ja ka hoidjatele on see kava alati ette antud. Siis 3 unelt 2 minek, sest see 3. unne jäämine on nagu üliraske tal ja pigem tahaks, et ta päeval nende 2 unega magab oma unevajadused täis, päevase unevajaduse. Me ei lase tal teha mingeid lühikesi kätnäppe, et kui ta hakkab nagu autos kuidagi silm vajub kinni, siis me oleme mingi ei, Marta, mängidki nagu täielikku klouni onju, et ta ei jääks magama, sest et see täiega pärsib seda ööund ja unesurvet. Siis iga hommik sama kellaaeg äratus, iga õhtu sama kellaaeg magama. Öösel pudelit andes me ei tõsta teda enam välja voodist. Laseme tal võimalikult kaua voodis jaurata, kui ta hommikul varem ärkab, et täna oli ka selline 5 minutit ta nagu rääkis oma mingit tita juttu siin ja siis tulime ja lihtsalt võtsime ta üles, sest tegelikult kell 7 on nagu ka okei. Aga mingit me tahtsime, et ta magaks nagu 7:30, et siis me hoidsimegi toa nagu pimeda, ei võtnud teda ennem välja, käitusime nagu oleks öö. Aga nüüd siis, ma ei tea, kuidagi kell 7 ärgata on okei, kui su laps on maganud terve öö. Muidu oleks väga keeruline. Panime talle mitu lutti voodisse, et ta öösel ärgates siis leiaks, saaks ise endale lutti suhu panna. Tuba võimalikult pimedaks. White noise'i võtsime uuesti kasutusele ka, sest meie unenõustaja ütles, et ei ole ühtegi nagu sellist vettpidavat uuringut, mis näitaks, et white noise on kuidagi kahjulik lapsele, et lihtsalt pead neid detsibelle siis jälgima, et kui ta nutab, siis paned natuke valjemaks, aga kui ta jääb magama, siis lapse kõrva juurest mõõdetuna ongi vist selline äpp olemas nagu müramõõtur. Igal juhul 50 detsibelli siis tema kõrva juurest nagu mõõdetuna võiks olla see volüüm, mitte rohkem. Ja me toomegi alati siia kaugemale nagu diivani peale selle white noise masina, et ei oleks täitsa tema läheduses. Igal juhul beebiuni.ee, Katrin Vesso, imeline nõustaja, meil oli nii palju abi temast, me saime reaalselt nagu enesekindluse, et me oskame oma last magama panna. Et meie laps tegelikult oli ammu valmis juba ise oma voodis uinuma, lihtsalt meie ei olnud selleks valmis. Nii et temast oli tõesti väga palju abi ja ei ole mitte kuidagi koostöö, me ise maksime selle eest. Tartus maksab see teenus minu meelest 95 € ja Tallinnas on 110, sest minu meelest kõik need nõustajad on Tartus ja siis nad peavad nagu eraldi Tallinnasse minema selleks visiidiks. Aga tõesti see teenus ja nagu abi, mis sa selle raha eest saad, ma oleks nõus nagu nüüd topelt maksma, sest see oli imeline. Ma olen tõesti nii tänulik ja meie suhe on lihtsalt nagu uuesti ellu ärganud, sest et me saame magada öösel. Ja see on üks ütlemata hea tunne. Ja ma tean, et kui sa oled võib-olla 3-kuuse lapse vanem ja sa praegu vaatad seda, oled mingi, ma ei ole ükski öö magada saanud, siis hang in there. Kuigi ma tean, et nad teevad nõustamisi isegi 1-kuuste imikute vanematele, nii et kunagi pole liiga vara. Kunagi pole liiga hilja. Kui sa vaatad seda ja oled, ma ei tea, 3-aastase lapse vanem ja mõtled, et ma ei ole ükski öö läbi öö magada saanud, et millest sa räägid inimene, siis ma soovitan ka unenõustajat nagu päriselt. Et kõik see hakkab ju nagu päevakavast on ju, et ega sa ei lase tal liiga kaua päeval magada. Kas ta saab teha neid tegevusi, mis on talle nagu eakohased, näiteks kui ta õpib roomama, et kas ta saab päeval piisavalt roomata, praktiseerida seda on ju, oma energiat kulutada päeval, et ta oleks üldse nagu ööuneks väsinud. Ega sa ei lase tal teha mingeid väikseid uinakuid, et kõik mingid sellised pisidetailid või söömised, et kas ta saab päeval piisavalt süüa, et ta ei hakkaks nagu öösel seda sööki nõudma. Muidugi, kui ta on nagu alakaalus, siis on hoopis teine teema on ju, et siis sa võib-olla peadki teda nagu öösel mitu korda toitma, et kõik see on nagu koostöös perearstiga ka, ma usun, aga lihtsalt nagu unenõustaja oli parim otsus ever. Me lihtsalt nagu iga õhtumikuga oleme mingi, et saad aru, ma tahaks meie nõustaja lihtsalt musi teha. Nagu põse peale musi, sest sellest oli nii palju abi. Siis uuriti trenni kohta pärast keisrit. 8 nädalat ei tohi mitte midagi rasket teha. Sa pead taastuma, su keha peab taastuma. Sina pead taastuma. Sa ei pea mingisse tippvormi saama 2 nädalat pärast sünnitust. Sa ei pea sellesse saama isegi aasta pärast sünnitust. Kui sa tahad, jah, palun väga, aga palun lase oma kehal puhata, sest ta on midagi väga suurt ära teinud. Keiser on mega hull opp ja sa tõesti pead oma kehale andma aega taastuda, sest sul lõigati just 7 kihti lahti. Nagu su keha tahab aega, et taastuda ja normaliseeruda, nii et ära palun pane endale pinget peale. Mina sünnitasin siis 19. juuni ja mu esimene trenn oli 5. september ja ma alustasin hästi rahulike trennidega. Body balance, pilates, my mobility. Praegu on mul suht samad trennid. Ma enam nagu body pumpist pole üldse huvitatud. Näiteks ma käin kõht-selg-tuharas. Treeniks oli naine, mis on siuke kardio, et kõik sellised nagu pigem rahulikud trennid.
Pilates Sculpt ka mulle väga meeldib. Mõned küsimused on veel jäänud. Küsiti, et kas ma tunnen üksindust ja kas mul on piisavalt sõpru, kellega beebiteemasid jagada. Ma ei tunne väga üksindust, sest ma olen väga väljapoole inimene ja kui mind miski häirib või mingi teema on, millest ma tahan arutada, siis ma saan seda teha alati Mikuga või siis, kui ma tahan teiste empsidega rentida, siis mu 2 väga lähedast sõbrannad on samuti väikeste laste vanemad. Nii et õnneks meil on võimalus vähemalt chatis suhelda, kui tihtipeale nagu päris elus ei näe, siis seal ikka saab vahepeal rentida. Ja ma tunnen, et nendest 2 sõbrannast tegelikult täiesti nagu piisab. Kuigi alati võiks olla rohkem, sest ma olen ilge laterdaja, nagu te ilmselt juba aru olete saanud. Millal tundsid, et beebiga läks kodus olemine tõesti toredaks? Ma arvan, et alates mingi 4. kuust, kui ta juba nagu sai asjadest aru, suutis kauem üleval olla, hakkas juba silmkontakti looma, et ma arvan jah, et kuskil seal 4. kuust läks juba palju lihtsamaks, sest sel ajal lõppesid need gaasid ja kõige hullemad refluksid ka ära. Siis uuriti minu juuste väljalangemise kohta. No nüüd siin on kõik ilusti tagasi kasvanud, on ju, aga mul olid siin nii kiilakad kohad, no okei, siin on võib-olla natuke veel, aga mul olid siin lihtsalt nii kiilakad kohad, et siin reaalselt ei olnudki juukseid. Mingi 4. kuul mul lihtsalt nagu kukkusid välja need juuksed ja ma mõtlesin, et okei, ma tean küll, et nagu juuksed kukuvad välja, on ju, aga noh, ilmselt siis kuskil nagu terve pea peale, on ju, aga nagu ükskõik kust mujalt ja siit kohtadest, kust oli nagu kõige selgemalt näha, et inimene kiilaneb lihtsalt. Aga ei, nüüd on ilusti juuksed tagasi tulnud ja 0 probleemi, aga muidugi duši all käies, kui ma pesen ja tõmban kätega läbi juustes, siis neid juukseid tuleb omajagu ära. Aga kuna mul on lihtsalt nii hea probleem, mida omada, ehk mul on paksud juuksed, siis mul ei ole sellest sooja ega külma. Aga lihtsalt miks need nagu siit pidid ära kukkuma? Mul olid täiesti nagu kiilakad kohad siin. Siis küsiti mähkimise ja kreemitamise kohta, et kui sa paned lapse mähkimise alusele, see, kes kirjutas, tal on siis 5-kuune laps. Ja selles mõttes ta teeb nagu täielikud tsirkus seal. Et meil on seal need kattega nagu elektripistikud ja ta tahab nagu kogu aeg seda katet sealt üles tirida. Me peamegi need päris nagu sissepanduvad katted sinna peale tellima. Aga jah, kõik mingid kreemid, asjad, noh kõik läheb suhu nagu. Et me oleme siis lihtsalt võtnud sinna mähkimislaua kõrvale mingid väiksed mänguasjad, mis me talle kohe kätte anname. Et ta saab nagu korrakski siis näppude vahel midagi nagu mudida, tähelepanu eemale ja üliruttu pead jah mässu ära vahetama, sest seal minnakse kohe kõhuli, igasugune trall hakkab pihta, mingid seepe hakatakse tirima, nii et sa pead seal nagu väga efektiivne olema. Mitmekuuselt oli Marta nõus ööunesid voodis või mujal kui süles tegema. Kuidas harjutasite? No me läksime 4-kuuselt reisile, kui ta oli 4-kuune. Panimegi ta sinna reisivoodisse. Et ma arvan jah, kuskil see 4. kuust alates ja reisilt tagasi tulles me panime ta tema enda tuppa, sest ta lihtsalt öösiti nagu häälitseb nii palju, et mina ärkan selle peale ülesse. Ja lisaks me ise ju ka, ma ei tea, keerad külge voodis või ikka läbi une teed mingid... Noh, mina teen näiteks läbi une niimoodi. Või ma tean, mingid muid häälitsusi teed läbi une, et siis me ei ärata nagu 11 ülesse. Mina olin täitsa valmis selleks alates 4. elukuust, aga vist soovitatakse alates 6. elukuust panna teise tuppa, et siis nagu ta on justkui valmis selleks. Ma ei tea. Me lihtsalt hakkasime katsetama, ega muud varianti seal ei olegi. See, kes kirjutas, tal on 2-kuune laps. No Marta oli mul põhimõtteliselt 3. elukuuni päevaunedes ainult kandelinas või vankris. Ja ööunet oli siis kuni 4. elukuuni minu kõrval meie suures voodis. Et selles mõttes ei pea ka nagu üliruttu ju seda üleminekut tegema, aga vaata, kui sa oled ise valmis või kui su laps on valmis, et lihtsalt vaikselt hakka katsetama ja harjutama. Siis 2 küsimust ma paneks ühte, et kas kujutaksid ette lapsi väga väikese vanusevahega ja kas teie südames on tulevikus ruumi veel ühele või mõnele beebile? Kindlasti me soovime veel lapsi ja väikse vanusevahega lapsi ma kujutan väga hästi ette, sest mu õe pealt on see näide nagu väga eredalt meeles. Lihtne see ei ole, aga kui väga tahta, siis saab selle perioodi ilusti läbi tehtud ja üle elatud. Aga jah, täitsa kujutan ette seda küll. Kas soovitad rabada tööd enne lapse saamist või see ei olegi nii oluline? Ja kui sul meest ei oleks, siis kas sa elaksid ära oma ema palgaga ja beebiga? Ja no selles mõttes ma panin suht hullu ikkagi enne rasedaks jäämist ja kui mind koondati, siis mul läks stress täiesti nulli ja ilmselt tänu sellele ma jäingi rasedaks. Pluss siis see metforminiravim, aga ta ei hakka nagu 4 päevaga mõjuma, et selles mõttes see stressivabadus mõjus mulle väga hästi. Aga ma panin jah päris hullu, et tänu sellele me saime võtta laenu, osta endale oma korteri ja tänu sellele on mul väga hea emapalk ja kas ma saaksin hakkama üksinda, ma arvan, et ikka saaksin. Lihtsalt siis me ilmselt elaks väiksemas korteris, kui me oleksime ainult 2.
ja siis ei peaks laenu ka nii palju maksma. Nii et ma arvan, ma saaksin ilusti hakkama ja Miku võiks kommenteerida, kuidas paarisuhet beebi kõrvalt elusana hoida. Kuna ta on praegu Elvas, siis ta ei saa seda teha, aga kui ta tuleb koju, siis ma lasen tal rääkida. Nii et siis ma panen selle klipi siia. Nii, Miikal. Eks nagu mingi ülekuulamine. Kuidas beebi kõrvalt paarisuhet elusana hoida? Peab pingutama. Mis see tähendab? Ma arvan, planeerimine on see nagu võti, et iseenesest ei tule midagi. Ma alguses lootsin, et ikka tuleb seda aega ja nii. Tegelikult ei ole. Et seda aega ei teki, on ju? Kas peab date nightidega ka vaeva nägema? Kas sulle meeldib date nighti planeerida? Ma ei ole märtsi oma veel planeerimisega alustanud. Homme on märtsikuu, nii et... Homme saab alustada. Jaa. Aga kas minu meelest on see ka õige, mis su vanaema ütles, vaata, et mehel on ikkagi ka oma sõbrad ja naisel on oma sõbrannad, et vahepeal peab laskma naist tuulutama minna ja samas naine peab laskma mehel ka ennast tuulutada mingid saunaõhtud ja saad korra eemale nagu. Jah, ja naised saavad naiste juttu rääkida ja rentida ja Vot. Nii et pingutama peab, ei tule midagi iseenesest. Olgu selge, aitäh teile, head aega. Nii, ja nüüd siis viimane küsimus või kommentaar. Tahan sind lihtsalt kiita, et julged abi küsida ja last kellegi hoolde jätta ja oma aega nautida. Ma ei saa aru neist emmedest, kes klammerduvad laste külge ja aastaid ei lahku ise ümber kukkumas. Ma nutsin peale teise lapse sündi pingelanguses 48 tundi vahelduva eduga ja olin tänulik, et mees aitas. Absoluutselt ma ei kujuta ette, et ma oleks pidanud pärast keisrioppi ise oma last tassima, mähkmeid vahetama, tema eest hoolitsema. Mul lihtsalt pandi laps rinnale ja ma olin nii sooda, et ma olin lihtsalt mingi nagu tehke, mis tahate, nagu mina ei jaksa ennast liigutada. Ma ei suuda ennast isegi külje peale liigutada, mul oli nii valus. Nii et esimene imetamine oligi nii, et ma olin lihtsalt selili voodis nagu ambaal niimoodi. Ja siis Marta lihtsalt pandi mulle rinnale, nagu Miku tegi mingi suvapildiga veel sellest, ma olin lihtsalt mingi nagu ma olen täiesti apaatne, et ma võtan igasuguse abi vastu. Ma olen tulnud pika maa, aga ma suudan nüüd abi küsida, abi vastu võtta, mitte tunda ennast süüdi, kui ma seda teen ja tänu sellele ma olen reaalselt puhanum, värskem, parem ema oma lapsele. Mul tekib igatsus, ma tahan taga koos olla ja nagu selle eelduseks ongi see, et ma saan vahepeal käia trennis, poes, omaette aega võtta, oma sõbrannadega olla, et minu tass oleks ka täidetud, sest tühja tassiga ema ei ole väga rõõmus ema. One eternity later ja me oleme küsimustega ühele poole saanud, aga kui sa oled siia lõppu jõudnud, siis üks maasikas sulle, mul on siin mom hacks. Ehk siis mida meie kasutasime, mis meil on abiks olnud, võib-olla sul ei ole veel laps sündinud, aga varsti sünnib, võib-olla saad siin mingit nippe. Esiteks, üks asi, mida meile öeldi, ärge kindlasti ostke. Kindlasti ärge ostke seda, et see on täiesti mõttetu. Mässu konteiner pluss kilekotid, ma tellin neid Temust. Kassett on meil olnud algusest peale täpselt sama, ma lihtsalt vahetan seda kilekoti sisu seal. Halloo, me kasutame seda iga päev, alates esimesest päevast, kui me koju tulime. See on lifesaver. Ma ei talu mingit haisu oma vannitoas ja see ei vasta tõele, et lapse kaka hakkab haisema siis, kui ta hakkab lisatoitu saama. Ei, see haiseb nagu algusest peale. Seega mässu konteiner, meil on mingid timme, toppe või mis iganes bränd see on, igal juhul me saime kelleltki lihtsalt tasuta ja ma olen ostnud sinna sisse neid kilekotte, tellingi Temust ja lihtsalt halleluuja, nagu nii vajalik asi. Järgmiseks, kui sul on rinnapiima asendajaks ja teed pulbrist oma lapsele piima, siis kodust ära minnes pulber juba pudelisse valmis ja kaasa kuum vesi termosega ja läbikeedetud jahutatud vesi või siis beebipudeli vesi lihtsalt. Ja reaalselt lähed kodust ära, saad siussauh valmis teha oma selle piimapudeli ja teema maas. Pleki eemaldaja ei pea olema see 5-eurone friendly pleki eemaldaja, mis sul, ma ei tea, paari nädalaga otsa saab, sest no meil läks seda reetsilt. Esiteks, sapiseep on su parim sõber, kui sul on kogu aeg mingid lekkimised ja asjad. See oli meil ka Türgi reisil kaasas. Ma pesin sellega põhimõtteliselt kõiki riideid, kus mingid plekid peale tulid ja toimis ime hästi. Kui sa tahad veel ekstra hoolikas olla, siis lasedki pleki eemaldajad ka või kui ei viitsi näiteks sapiseebiga ära pesta, siis panedki pleki eemaldajad peale. Mina ostan suures pudelis pleki eemaldajad, ma panen siia pildi, sain selle häkki Evelinilt, aitäh sulle. Ja ma siis valan seda ümber nendesse väiksematesse spreipudelitesse, ehk siis mingid friendly puhastus, need pudelid, mis on tühjaks saanud, sealt siis valan suurest pudelist sinna väiksesse pudelisse ja siis saan spreitada. Ja sellised minispreipudelid ma olen näiteks kuskile väljasõitudele kaasa võtnud, et kui seal on vaja kiirelt mustale pesule
pleki eemaldad peale lasta, siis ta saab seal settida. Mul on musta pesukott alati kaasas Marta riiete jaoks tema seljakotis. Siis tulen koju ja panen pesumasinasse. Siis laste riiete numbrid ei vasta suurusele. Näiteks siin Sei ja Pepko riided, kui seal on kirjas 68, siis pigem see ei ole 68, vaid väiksem number. Lindeksi lukuga tuidukombed on best asi ever. Osta neid järelturult, osta neid soodukaga, mitte täisinnaga, lihtsalt nii mugavad. Tuidukotid, best asi ever. Ei mingit teki sättimist, ei mingit hirmu, et äkki tekk tuleb öösel ära ja minu meelest nii väikestel ei tohigi veel tekki panna, sest see lämbumisoht on päris suur. Igal juhul tuidukott, imeline. Siis veel selle suuruste kohta, et meie laps on 8-kuune ja ta juba ammu kasutab suurust 80, mis on põhimõtteliselt aastaste laste siis justkui tabeli järgi suurus. Aga ongi, et mõni laps vaata kasvab palju kiiremini, mõni on palju väiksem, et sa peadki nagu enda lapse järgi vaatama, aga kindlasti mitte sinna numbritesse kinni jääda, sest jah, need teinekord nagu valetavad päris palju. Ja samamoodi mähkmed ka, et meil Marta siis kasutab number 4 Pampers püksmähkmeid, mis on 9-15 kilo ja me hakkasime seda kasutama põhimõtteliselt siis, kui ta oli just äkki 9 kiloseks saanud, sest et need number 3 juba lekkis meil nii retsilt ja kui sul mähkmed ikkagi normilt lekivad kogu aeg, siis see tähendab seda, et nad on ilmselt liiga väiksed. Baby Björni lavamistool või lihtsalt see lavamistool oli meie elu päästja reaalselt. Ja sinna siis see mänguasi ka, kui ta on juba mingi 4-5 kuune, et ta juba oskab nagu kätega midagi teha, siis see mänguasi sinna ette ka või mängukaar siis on ja mis käib seal lavamistooli külge. Idekas. 100% soovitan. Jällegi ära osta uuena, see on mingi 2 sotti. Järelturult 60-70 euri, täiesti okei. See on meil olnud õues, toas, ma ei tea, vannitoas, kui ma lähen pesema, köögis, kui ma teen süüa, nagu, nüüd ta on juba 11 kilo, ehk siis Baby Björn on minu meelest kuni 9 kilo, kui sa just seda toddleri poolt seal ei pööra, et see oli lihtsalt asendamatu meie majas. Kandelina, esimesed kuud, oleks me seda varem teadnud. Kõik puuksud, kõik rooksud, kõik asjad tulevad seal välja, ta jääb siin ilusti magama, talle meeldib su lähedus enamasti, nagu beebidele meeldib kandelinas olla, mõnele võib-olla ei meeldi, aga meie nagu kandekotti võib-olla kasutasime mingi mõned üksikud korrad, et niimoodi väljas me teda, kui ma panin ta endale siia enda lähedale, siis ma paningi linasse, sest mulle tundus, et ta on nagu nii väike ja nii õrn, et ma ei suutnud teda sinna kandekotti nagu panna, see tundus liiga jäik, aga kandelinas oli ta mul põhimõtteliselt igal pool ja see oli nii mõnus, sest käed olid vabad, ta oli piisavalt väike, see ei hakanud nagu seljale kuidagi, et kandelina oli minu parim sõber nende gaaside ja kõikide mölludega, et seal ta oli nagu vähemalt rahulik ja sain ka ise magada, et läksingi sellili diivani peale, ta oli mul siin kindlas kohas on ja siis stuudiosime niimoodi koos ja kõik jalutuskäigud olid ka väga mõnusad niimoodi, et ta oli seal linas minu vastas. Ma olen siia riiete kohta veel kirjutanud, et riided järelturult, sest oi, need saavad retsi ja nii ongi. Kodust välja minemiseks üks kindel seljakott beebiasjadega, pluss alati vaata, et oleks kõik vajalik olemas. Meil on olnud üks ja seesama seljakott Marta sünnist alates, see on siis douchebagi, ei teagi, mis mudel see on, aga igal juhul ta käib nagu pealt täitsa lahti ja see on haigelt mugav, seal on palju sahtleid, seal on mitu lukuga sahtlit ja nagu üli mugav seljakott lihtsalt. Seal on meil alati olnud palju okselappe, nüüd juba vähem, sest et ta oksendab nüüd vähem. Rätikud, kui on vaja tagumikku pesta, siis väike siuke pumbaga pudel, kuhu ma olen pannud seda Knife'i pesukeeli sisse, et kui ta mingi vahe kakas väga palju, siis sorry, aga mina nagu ei saa lihtsalt tavalise veega seda kakatset maha, sest sul on ju kõik käed, mingi oranžid ja nii, et ma olen võtnud niimoodi, et ma võtan Marta endale siia nagu kintsust kinni on ju, siis kraanikausi juurde, siis ma teen enda käe märjaks, võtan seda keeli, teen juba niimoodi nagu ajan ta vahule, siis pesen tal tagumiku ära, teen nagu mitu raundi niimoodi, see on lihtsalt best asi ever. Ma olengi seda siis pannud ka väiksemasse pumbaga pudelisse, et saab selle ilusti nagu kodust kaasa võtta. Mähkimisalus, näiteks avalikud WC-d on päris räpased teinekord, et siis meil on siuke riidest mähkimisalus, IKEA-st ostsime ja kui ma kuskil siis messut vahetan, kui me ei ole kodus just, siis ma panengi selle sinna nagu alla. Mis seal kotis veel on siis? Mähkmed, niisked salvakad, RPA ehk siis abdominipulber või lutipudel või mis iganes, mitu lutti igaks juhuks, mitu outfiti, mis vastavad suurusele, nii et alati vaata, et sul oleks uuendatud see seal, siis endale vahetuspluus, sest oi kui palju kordi Marta on mind täis kettinud, kui ma olen kuskilt kodust väljas, siis rinnapadjad, sest mul lihtsalt lekkis seda piima kogu aeg ja kui mul ei oleks neid olnud, siis ma oleks lihtsalt märgade pluusidega ringi käinud ja siis endale veepudel.
ma ei tea, eriti kui on suvelaps, eriti kui sa higistad palju, siis veepudel on must have, see mul alati kotis kaasas. Rohkem mul ei olegi siin kirjas, aga ma tahaks võib-olla lihtsalt lõpetuseks öelda, et kui sa oled vaadanud seda videot ja sul ei ole lapsi, siis mad props, et sa üldse oled siin, et sa viitisid seda juttu kuulata ja ma lihtsalt ütlen, et kui sul on sõpradel väike laps või ma ei tea, kellelgi pereliikmetest väike beebi. Kui sa lähed neile külla, esiteks ära suru ennast peale kunagi. Küsi, mis kell on neile kõige parem aeg. Ära jää mitmeks tunniks, sest nad on nii ropult väsinud. Või kui sa jääd, siis ma ei tea, aita põrandaid pesta, aita nõusid ära panna. Ära eelda mingit õhtusööki sealt. Mine ise oma toiduga või tellige koos või telli ise neile toitu. Ma ei tea, kingi neile Wolti krediiti, paku ennast neile appi. Noh, tõesti ongi nagu mingi koristamine, mingid väiksed asjad, millega tegelikult see lapsevanem ei jõua tol hetkel tegeleda. Mina olin väga tänulik, kui Miku vend ja tema naine tulid meile külla. Marta oli mingi paarinädalane kui sedagi ja nad lihtsalt pesid meie põrandad ära, mida ma olin iga päev vaatanud ja mõelnud, et need on nii mustad, aga mul on 0 energia raasu enda kehas, et neid ära pesta. Ja siis Miku vennanaine lihtsalt pesi need ära ja ma siiani mäletan, kui tänulik ma olin selle eest. Plus need sõbrad, kes tulid külla, olid mingi ja, me tellime ise pitsasid, me tuleme oma toiduga, nagu te saate kõhud täis, no worries. Siis meie koguduses tehakse toidurongi ja kui sul võib-olla on ka sõpruskonnas mõni väike beebi sündimas, siis rääkige sõpradega, äkki te saate vähemalt nagu mõned õhtud niimoodi ära katta, et keegi teist viib nagu sooja õhtusöögi neil ukse taha ja võib-olla teinekord sellest jätkub isegi järgmiseks lõunaks, et meie jaoks see oli 2 nädalat Marta sünnist alates ja ilmselt kui seda poleks olnud, siis ma oleks lihtsalt nälginud need 2 nädalat. Sest söök oli reaalselt viimane asi, mille peale me tol perioodil üldse jõudsime mõelda. Lisaks siis veel, kui sul on mõni sõbranna näiteks, kes on saanud värskelt emaks, siis võib-olla ole nagu ise see initseerija, et kuule, et läheks jalutama või lähme kohvikusse, et ma ei tea, saame kokku, ma tulen teile külla, tulge meile külla, et paku nagu ise neid plaane välja, sest et värske emana sa lihtsalt nagu ei jõua mõelda selliste asjade peale. Või kui sa jõuad ja sul tuleb mõte, et ma kirjutaks sõbrannale, siis sa hakkad kirjutama ja ma ei tea, laps hakkab nutma. Sa oled ise täiesti läbi, noh midagi tuleb ette ja siis sa võist unustad seda teha ja see võib-olla kordub nagu iga päev. Ole nagu ise see proaktiivne pool. Ja kui sa oled värske lapsevanem, siis reaalselt julge küsida abi. See on tugevuse, mitte nõrkuse märk. Reaalselt palun ära jää enda murega üksinda, see on kõige hullem asi, mis saab juhtuda. Et sa kapseldud täiesti endasse ära ja siis keegi isegi ei tea, mis su elus toimub ja siis järsku toimub mingi suur plahvatus, on ju. Et küsi abi, võta abi vastu ja seda ütleb sulle inimene, kellel on endal seda väga raske teha, aga ma tõesti nagu proovin iga päevaga saada paremaks. Ja ma loodan, ma väga-väga loodan, et ma sain nüüd nagu kõik teemad kaetud, mis ma tahtsin saada. Kindlasti on mingid teemad, mis nüüd jäid rääkimata, mitte sellepärast, et ma ei tahaks nendest rääkida, aga mul lihtsalt ei tulnud nagu pähe rohkem, aga ma siiralt loodan, et kui sa vaatasid seda videot, et sul oli sellest abi, võib-olla saada see kellelegi, kellel ka võiks sellest abi olla või kellele võiks sellest julgustust olla, et kõik see point, miks ma neid videosid teen, ongi see, et keegi ei tunneks ennast üksinda või kõrvalejäetuna või hüljatuna või et ta ei mõtleks, et ainult temal on see probleem. Et kuigi nagu Insta ja YouTube on üliägedad kohad, siis tihtipeale neid nagu raskeid hetki. Noh, ma ei võta ju kaamerat kätte, kui ma nutan või kui mu laps röögib juba mitmendat tundi. Et mul on mõni üksik klipp Martast, kus ta lihtsalt nagu röögib. Et ma nagu tulevikus nagu mäletaks neid hetki või ma saaks tagasi vaadata, et oi, et tõesti nagu nii hull oli. Kui mul ei oleks neid klippe, ma ei mäletaks, sest aju kustutab kõik halva ja see on tegelikult nii hea. Noh, näiteks sünnitus. Ma lihtsalt loodan, et keegi nagu ei ehmunud ära minu sünnitusloo peale, et tegelikult see on üsna ekstreemne, nagu ma ütlesin, ja võib minna ja enamus juhtudel lähebki palju paremini. Ühesõnaga, ma olen siin juba jäppinud, mina ei tea, kui palju, mingi 1,5 tundi ikka. Ma lihtsalt proovin siit võimalikult palju mingid mõttepause välja editida ja siiralt loodan, et sul oli tore seda videot vaadata ja kus iganes eluperioodis sa ka ei oleks, siis ma soovin sulle jõudu, jaksu ja suur aitäh, et sa oled siin minuga ja et sa elad mu tegemistele kaasa. Tšau!